tere taas. Tegin siin tööd ja avastasin ühe asja. Ui, kus ma vihkan töö tegemist. Ui, kus ma vihkan. See, mis tähendab sinu jaoks töö tegemine? Mis asi on sinu jaoks töö tegemine? Ma ütlen, mis ta minu alateadvuse jaoks, mis asi töö tegemine on, mis ma avastasin, mis tähendab minu alateadvuse jaoks töö tegemine, on see, et mingisugune tegevus, mida sa teed, mis on sulle äärmiselt vastumeelne ja oksendama ajav ja sa teed seda selleks, et ja füüsiliselt kurnav keha lõhkuv tegevus, mida sa teed selleks, et keha elus hoida. See oli minu alateadvuse jaoks, see definitsioon oli minu alateadvuse jaoks töö tegemine. Aga mõtle, vaata, kui sa kohtud inimestega, siis küsid, no et mis tööd sa teed? Mis tööd sa teed? Mõtle, me oleme olemas, me oleme olemas, jah. Ja siis me oleme olemas selle jaoks, et see olemas olemine oleks täidetud tegevusega, mis oleks nagu hästi äärmiselt vastumeelne. Ja miks me ei küsi näiteks teiselt sellist asja, et mida sul luua meeldib või mis mänge sul mängida meeldib või kuidas sul kasulik meeldib olla. Ja mul ei ole inimeste aitamise vastu mitte midagi, mingit probleemi, et kui mul meeldib inimesi aidata ja toetada ja kasulik olla ja väärtust luua, aga mul ei meeldi tööd teha. Ja nagu ma ütlesin, töö tegemine tähendab minu alateadvuse jaoks mingit füüsiliselt äärmiselt vastikut tegevust, igav, vastik, tüütu, kurnav tegevus, mida tehakse vastumeelselt, et keha elus hoida. See tähendab minu jaoks töö tegemist. Seepärast ma mõtlen, miks mul see iga kord, kui keegi mingit tööd mainib, mul kuradi ihukarvad tõuseb püsti. Peab selle definitsiooni enda alateadvuse jaoks ära muutma. Ja, mis tähendab töö tegemine. Mõtle, millises maailmas me elaks, kui me küsiks hoopis nagu, et mida sul luua meeldib ja mis sind või küsiks hoopis nii, et mis sind elusana tundma paneb või mida sa kirglikult teed ja mõtle, sellised küsimused oleks kõik palju paremad kui mis tööd sa teed. Perse raisk, mingit tööd ei tee. Elan siin, lihtsalt olen olemas, ma ei tea, mis siin toimub, no olen lihtsalt olemas, ei tee mingit tööd, ei meeldi teha tööd, no. Raiu või tükkideks, no. No ma arvan, et paljud inimesed tunnevad nii, lihtsalt võib-olla väga paljud ei ütle seda välja. Mul meeldib tulemust näha, jah, see on üks asi, mis mul meeldib tulemust näha, et kui ma teen midagi ja ma näen tulemust, mul meeldib see, jah. Aga muidu jah, enamus tööd, mis ma elus teinud olen, on niimoodi, et lihtsalt hambad ristis nagu rämedalt vastumeelselt teed seda. Ja siis mida rohkem nagu vaimuga või hingega nagu ühendus tekib, seda keerulisem on teha neid tegevusi. Seda raskem on teha neid tegevusi, mis oksele ajavad, noh. Päevast päeva. Nagu selles suhtes juba siis on niimoodi, et kuule, see keha elus hoidmine ei ole enam prioriteet, kui nii peab edasi minema, no. Ja pange mind kusagile teisele planeedile, kus saab mängida, kus saab luua, kus saab mingid selliseid asju teha ja need asjad on populaarsed. Aga mis tööd sina teed?
ma saan aru ja vahepeal tuleb teha vastumeelseid tegevusi ka, nagu üks tark mees ütles, et vahepeal tuleb teha vastumeelseid tegevusi, et see võimekus, et sa suudad panna ennast tegema vastumeelseid tegevusi, on oluline, et sa saaksid mingeid oma unistusi täide viia, et kõik tegevused ei pea olema meeldivad. Ma saan aru sellest, see on täiesti loogiline, see on täiesti arusaadav ja, aga kõik nagu terve päevast päeva on sul kõik vastumeelne ja sealt ei paista mingit lõppu sellele, siis see on nagu vau, mida pekki ma siin teen nagu, et niimoodi küll ei taha edasi minna ja nüüd ongi nagu, et ma ei taha enam niimoodi edasi minna, et mul ei ole nagu, ma ei karda põhimõtteliselt mitte midagi, ma ei karda nüüd uusi asju proovida nagu, peab proovima lihtsalt hakkama, lihtsalt lampi huupi hakkama jälle paugutama, vehkima ja igatepidi vaatama, kuhu pihta saad lihtsalt. Tuleb paljastada ennast jälle, tundub, et rohkematele kogemustele, veel rohkematele kogemustele. Mitte raamatust ei loe neid tarkusi, vaid kogemustele, just kogemusi, erinevaid kogemusi, lihtsalt katsetada, proovida erinevaid asju. Nii kaua, kuni see keha veel töötab, nii kaua, kui ma ei tea, palju siin neid aastaid alles on, lihtsalt hullu panna heas mõttes. Ja nüüd tagasi tööle. Okei.